millal sul tekkis depressioon või kas sa tundsid, et sul on nagu päriselt depressioon või sa ikkagi paned selle nii-öelda eluvalikute kapsaaeda? Ma ei tea, muidugi tahaks süüdistada nagu lapsepõlve ja mingit sahmat jäänud armastust ja kõik on, aga ma arvan, et ma olen ka ise sellest nagu süüdi ilmselt, aga ma mäletan küll, et võib-olla esimesed ilmingud tulid 10. klassis, et ma sain 10. klassi alguses peksa päris korralikult ja sain ajupõrutuse ja tagantjärgi ma mõtlen, siis mul peale seda nagu oli kõiki asju, mis tähendasid sellist nii-öelda rutiini või sellist tavalist olmet hästi palju raskem teha. Et ma sain nagu läbi keskkooli, aga peale seda ma nagu eriti koolis ei käinud ikkagi vähem kui tavaliselt, et 9. klassi lõpetasin põhimõtteliselt autahvlil ja kiituskirja vist ei saanud, aga 10. klass ütleme nii, et ma ikka käisin keskmiselt 2 päeva koolis võib-olla. Ja tagantjärgi mulle tundus mingil hetkel, et lihtsalt see kõik tundus kuidagi nii mõttetu, aga ma arvan, et võib-olla see pauk, mis ma pähe sain, minu peakohtumine asfaldiga, et võib-olla tõi mingisuguse muutuse sinna sisse. Ma tagantjärgi olen analüüsinud. Ma ei usu, et muidu noor inimene aastaga nii palju muutuda saab, sest mul ei olnud mingit pulbitsat puberteeti ja ma ei hakanud kuidagi pööraselt käituma, mul ei olnud vanematega probleeme nagu rohkem kui varem oli, aga lihtsalt jah, et selliseid tehnilisi asju või nagu kas või oma voodi tegemist oli oluliselt raskem teha kui nagu varem. Et enne ma olin ikkagi pedant natukene enne. See on niisugune huvitav seos, mis on läbi käinud, et kuidas inimeste nii-öelda karakter muutub pärast vigastusi. Et kõik teavad, ma ei tea, vanaks jäänud poksjaid, kes võib-olla, kelle diktsioon ei ole enam kõige parem ja nad on saanud liiga palju pähe lööki ja siis kuidagi niisugune motoorika ja see muutub. Aga minu arust oli see Joe Rogani podcast, kus ta kunagi rääkis ühe 80ndate USA koomiku Sam Kinisoni lugu, kes oli, Sam Kinison muidugi vist suri üledoosi, oli niisugune põhimõtteliselt stand-up koomik, aga samas ka nagu rockstar veits on ju. Kõik olid selle ajal, jah. Ja et see Sam Kinison oli olnud lapsepõlves siuke täielik introvert, pigem tagasihoidlik ja siis tal oli autoõnnetuses olnud ja ta karakter oli nagu kardinaalselt muutunud, ta oli muutunud hästi impulsiivseks ja tänu sellele siis ta saavutaski sellise kuulsuse ja edu on ju. Aga sellega kaasnesid ka igasugused impulsiivsed eluvalikud, peamiselt siis kilode viisi kokat. Aga see on huvitav seos ja, et kuidas just et inimese kuidagi karakterit muudab peapõrutus või see, et sa selle välja tood. Ja ma võin muidugi öelda, ma olin ikkagi enne ka umbes samasugune tüüp, et ikkagi lolitasin ja olin võib-olla keskmisest vokaalsem, aga paljud 16 aastat muidugi on. Et ma lihtsalt ei tea, mida see täpselt muutis, ma kunagi käisin ka uurimas seda, et mulle öeldi, et on hüperintensiivsed piirkonnad, mis siis nagu kurnavad või väsitavad mind nagu natuke kiiremini, aga tol ajal tegelikult see natuke soikuga jäi, see edasine uuring oleks pidanud toimuma kontrastainega, nii et ma arvan, millalgi võtan selle ette, aga ma saan, et ega selle mingisugust nagu sekkumist tegelikult nagu teha ei saa väga, et ega siis nagu aju ümber lõikama ei saa hakata, kui seal natuke midagi talitub valesti. Ja ravimeid ma olen igasugused proovinud juba, mõtlen, et ikkagi lõpuks tegelikult, kui tulla selle depressiooni teema juurde, siis ikkagi lõpuks rutiin on see, mis aitas. Eesti esu.